videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, nagu räägib Margus Leppa. Mina räägin tema eest ja tuletan kõikidele vaatajatele veel selle asjaga meelde, et tegelikult me siin stuudios kahekesi olemegi ja kui mul hakkab jutt kuskile valele poole minna, siis hakkab Margus niimoodi vehkima ja ütlema, kuidas peab siis olema. Nii et tegelikult see on meil saade kahe peale, kusjuures Marguse tegevus on seda ägedam, et tema saab saadet juhtida vaikselt. No nii, kõigepealt siis enne, kui me jätkame, ma kasutan just, need huvitav, et see küünalga ei põle korralikult. See, mis me, enne kui me jätkame, ma tahaks tänada kõiki neid sõpru, kes on Nõmme raadiot toetamas ja toetanud, sest kuigi nad on meie jaoks mõnes mõttes anonüümsed, me ei nimeta neid kõiki, aga me teame neid kõiki ja armastame neid kõiki, ega ilma nendeta seda saadet ei oleks ka olemas. No ja nüüd siis ma tuletan uuesti meelde, meie need küünlakesed, kujutan nüüd endale ette, need on advendist, see on siis novembri lõpust, tekkisid meil see 4 küünla idee, üks suur on niisama suure valguse idee ja 3 apelsini on improvisatsiooni sümbol. Ja miks ta improvisatsiooni sümbol on, ma olen rääkinud, see on siis 3 apelsini armastusest Ugala teatris, mille omal ajal lavastas tol korral veel suhteliselt vähetuntud Elmo Nüganen. Nii et meil on nüüd see kõik siin olemas, mis selle meie saate juurde 4 päeviti käib. Nii, aga mitte alati, aga näete, mõnikord ma käin siukese särgiga ja see on vaimuliku särk, ma natuke kommenteerin, mida see tähendab. Üldiselt igasugused ordineeritud kirikuõpetajad või siis preestrid, diakonid, teised asjamehed võivad kanda sellist preestri särki. Preestri särk võib olla väga mitut värvi. Tähendab tavalisel kirikuõpetajal ja diakonil on see särk must, aga siis edasi ülespoole ta läheb ka, kõige tähtsam on peapiiskopil on see särk violetne, nii et vastavalt sellele värvile see madalama astme särk, nagu minul on, see võib olla tegelikult ka roheline. Nüüd hiljuti tehti kirikukogus ka teatav otsus, et on tekkinud ka sinised särgid, mis on tegelikult täiesti uus asi, aga sinine särk tähendab Neitsi Maarjat. Ja ma nagu ei ole eriti tähelepanud, et keegi minu kolleegidest või ametivendadest seda kannab, aga igal juhul niisugune värk on olemas, nii et selle te tunnete ära. See on siis niisama niisugune lipsu eest ja päris selline kirikuõpetaja rüü juurde käib niisugused 2 valget niisugust paela või riba niisugust aiet, mida nimetatakse lõkadeks. Lõkkasid on näha näiteks selles samaski Kevade filmis kiriku teenistuse pidamise ajal ja muidugi hiljem Tootsi ja Teele abiellumise ajal. Mis siis veel selle kohta ütelda? Ja siis, kui tegemist on või üldse igasuguse piiskopiga, kes on niisugune kõrgem tegelane, siis on olemas eraldi ka veel piiskopi sau ehk niisugune pikk kepp, mida ta käes hoiab. Ja see on siis tegelikult nagu karjase kepp, mis viitab nagu sellele, et kirikuõpetaja on siis koguduse karjane. Nii et seda tähendavad need erinevad. Muide, kirikus on tavaliselt ka veel nõnda nimetatud tekstiilid. Näiteks on altari ette on pandud riidetükk või lina, suuremat sorti või siis kantslist, selle kateedri kõrvalt on nii edasi. Need värvid omavad ka mingisugust tähtsust või mingisugust päris tähtsust, see on siis, need nimetatakse tekstiilideks ja need on erinevatel kalendriaegadel erinevad. Kõige tavalisem, mida näha on tavalises kiriku käimises on roheline värv, mis on 90% ajast see, mis ta on. Piduliku sünni puhul on see valge, nüüd praegusel sellel nädalal on ta
niisugune violett-lilla, mis on leinavärv, see on seoses lihavõtetega ja nii edasi, nii et kõik niisugused asjad omavad teatavat sümboolset tähendust ja sellised nad siis ka on. Mispärast ma hakkasin, me ei ole üldiselt ju rääkinud kirikuasjadest eriti palju ja ma arvan, et me ei räägi tulevikus ka mitte. Sel lihtsal põhjusel, et me oleme ilmalik saade ja see, et üks nendest saate tegijatest on parasjagu vaimulik, ei puutu otseselt asjasse. Eks mõnikord mul ole enne ka see särk seljas olnud, aga see on siis tavaliselt siis ka sellepärast, et kui ma olen siia stuudiosse tulnud kuskilt, tähendab, kus ma olen pidanud selle särgiga olema. Üks võimalikke variante ja selliseid kurvemaid variante on see, et kui vana inimene tunneb, et elu hakkab nagu ära minema ja ta tahab pihtida enne suremist või armulauda saada, nii edasi, siis sellise inimese juurde muidugi ma pean minema siis ka selles vaimuliku särgis. Või kui ma siit ära minnes lähen kuskile armulauda jagama või siis ikka, jah. Aga muidu jah, see tähendus on ja tavaliselt me käime ikkagi riides ilma. See on samasugune, nagu ütleme, sõjaväelasel on ju ka vorm, millega ta käima peab. Nüüd siis see nädal on meil suur nädal ja nüüd neljapäeval, see ei ole mitte lihtsalt neljapäev, vaid see on suur neljapäev. See on siis see nädal ajaloos, kus sõnaga Jeesus on tulnud Jeruusalemma, kus ta võetakse kinni, lüüakse risti. Usu seisukohalt või Luteri kiriku seisukohalt tuleb veel meeles pidada ühte asja, et pühapäev või siuke puhkamise päev, nädala lõpupäev on laupäev. Pühapäev on juba siis järgmise nädala esimene ja sellepärast ongi see Jeesuse ülestõusmine leiabki aset pühapäeval, mis on siis, mis ei ole püha, päev, nii nagu seda on laupäev. Ma tahtsin siin mõned kohad ette lugeda ka pühakirjast, aga siis veel ühest teisest väga tähtsast raamatust, mis ei ole küll nii tähtis kui pühakiri, aga tähtis ometigi. Nii, Jeesus siis läheb neljapäeva öösel palvetama Getsemani aeda, mis on siis Jeruusalemma linna servas ja sealt tulles ta siis võetakse kinni. Ja siis Jeesus siis küsib oma jüngrite käest, kes temaga seal aias olid, et kas te arvate, et ma ei või oma isa paluda, et ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid. Loogiline. Jeesus suudab absoluutselt kõiki, aga nüüd ei suuda oma kinnivõtmist ära päästa. Aga siis ta ütleb, miks see nii on. Aga kuidas saaksid siis täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima? Ehk teiste sõnadega Jeesus laseb ennast kinni võtta sellepärast, et siis ta lüüakse risti ja risti löödud Jeesus on see, kes lunastab kogu inimkonna. Kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja te ei ole mind vangistanud. Seal ongi see asi, mis pärast nad pidid öösel eraldi tulema, kui Jeesus oli tegelikult sünagoogis iga päev olnud. Aga see kõik on sündinud, et prohvetite kirjad läheksid täide. Siis põgenesid kõik jüngrid ja tema jäi maha. Ehk teiste sõnadega ta ütleb, et seda tema kinnivõtmine on vajalik selleks, et pärast kinnivõtmist lüüakse ta risti ja kui ta on risti löödud, siis sellega on inimkond päästetud oma patususest, mis tal enne olid olnud. Nii, aga nüüd on siis, kuidas seda kohta tõlgendada. Ja selle jaoks me võtame ühe teise raamatu, mis on tegelikult, ütleme, meie usu seisukohalt üsna tähtis teos ja see on Tammsaare Tõde ja õigus. Tõde ja õigus teine köide. Ja seal ta ütleb, et
seal ta ütleb, et tegelikult ütleme see Jeesuse reetmine ja nii edasi on niisugune teistmoodi tähendusega. Kui Jeesus poleks reedetud, siis ei oleks teda risti löödud. Kui teda ei oleks risti löödud, ei oleks meie õndsaks saanud. See on see tegelikult ka Tammsaare loogika. Ja Maurus rääkides Indrekuga nendest asjadest juhib tähelepanu sellele, et tegelikult et kõige halvem ja kõige kurjem ideoloogia on sotsialism. Ja ta juhib tähelepanu sellele, et Jeesus oli suuresti ka ise sotsialist ja selles mõttes poliitiliselt nagu süüdi. Võt on olemas niisugune koht, kus Jeesus koos oma jüngritega jalutab viljapõllust mööda ja peksab maha viljapäid, et nad süüa saaksid. Ja Maurus ütleb, et see, et kas tõeliselt aus inimene läheb võõrale põllule viljapäid peksma, et see on sotsialist. Ja nüüd Maurus ütleb, Jumal eksis, kui ta saatis oma poja juudina maailma ja sellepärast pidigi Jeesus nii noorelt taeva tagasi minema, enne aegu surema. Suri ausa roomlase käe läbi, kes polnud ei juut ega sotsialist. Seda võis Jumal ikkagi, et tema poeg suri mitte sotsialisti, vaid kõrraliku roomlase käe läbi. Aus neitsi Maaria sünnitas ja truu roomlane tappis. Ja nüüd siis edasi, kuidas see ristilöömine ja tapmine käis. Juut tahtis õndsaks saada ja mis ta tegi? Poos ta ise Kristuse risti? Ei, vaid kõrralik roomlane tegi seda juudi eest. Roomlane valas süüta vere, aga juut sai õndsaks. Pesku Pontius Pilatus oma käsi nii palju kui tahab, üks jääb ometi maksma, juudid lõita üle ja sellepärast ma arvan, Juudas ei olnud mitte juut. Juut poleks nõnda lõksu läinud, et pidi enda üles pooma. Juut teeb ikka nõnda, et tal midagi üle jääb. Aga mis jäi Juudal üle? Mitte kui midagi. Isegi õndsaks ei saanud ta. Nemad Pilatusega kahekesi läksid hukka, sest nemad saatsid lunastustöö, mõrtsukatöö toime. Nii et Juudas läks juudi lõksu, nagu see roomlane Pilatuski. Roomlane on surnud, aga juut elab. Jätame siin semitismi ja antisemitismi ja need asjad siin kõrvale. Aga tähtis on see, et Maurus, kes oli elukutselt kirikuõpetaja, juhib tähelepanu sellele, et Juudase figuur ajaloos on mõnes mõttes kahemõtteline või mitme tähenduslik, ta võib olla nii ja naa. Ma kordasin veel kord, tähendab juhtus niimoodi, niimoodi pidigi juhtuma, et viimasel sööma ajal, millest me teame, oleme pilte näinud ja nii edasi, istub ka Juudas laua servas ja hiljem, kui Jeesus läheb Getsemani aeda palvetama, toob Juudas Rooma sõdurid Jeesuse juurde, kes võtavad ta kinni. Nüüd mõtleme korra, mis oleks juhtunud, kui Juudas ei oleks seda teinud. Kui ta ei oleks seda teinud, nagu ma ütlesin, ei oleks inimkonnale õndsust tulnud. Järelikult Juudas kuidagi. Ja nüüd nagu Mauruski ütleb, et Juudas tegi, mida kirjad ja prohvetid käskisid, ta ise ei saanud sellest mitte midagi. Tähendab, ta ise tegelikult ei saanud õndsaks ja tema elukene lõppes sellega, et ta poos enda üles, ta tappis enda üles. Ja nüüd tekib küsimus, kas mitte Juudas ei olnud see, kes ohverdas ennast ülejäänud inimkonna hüvanguks. See probleem on olnud tõsiselt arutelul sajandeid, kuidas seda Juudase figuuri hinnata nii või naa. Võib-olla kõige tähtsam tegelane selles kontekstis on Vene-Ukraina kirjanik Mihhail Bulgakov, kes on kirjutanud oma romaani Meister ja Margarita, aga
seal tõsi küll ta Juudasest eriti ei räägi, küll aga räägib ta seal piisavalt palju Pontius Pilatusest ja sellest, kuidas tegelikult Pilatus jääbki pärast kannatama ja tunneb ennast süüdi ja teda piinab südametunnistus ja mis iganes selle eest, mis ta teinud on. Kuigi otseselt ei teinud Pontius Pilatus tegelikult mitte midagi. Kuidas ta värk see jurisprudents tol ajal Juudamaal käis? See käis niimoodi, et roomlased Juudamaal nagu teisteski koloniseeritud riikides ja maades säilitasid täielikult kohaliku religiooni, usu ja kombed. Ehk teiste sõnadega juutidel Juudamaal Rooma alluvuses oli oma parlament, Synedrion nagu seda nimetati, ja oli oma kohtuvõim ja nii edasi. Tähendab, juudid valitsesid Juudamaad roomlaste sellise ülemvõimu alusel. Ja seal kujunes välja selline kord, et üks kord paasapühade ajal, muide see on see, mis meil praegu käib, paasapühade aeg, paasapühade ajal oli selline komme, et lüüakse kurjategijad, kõige suuremad kurjategijad lüüakse risti ja siis antud juhul löödi 3 tükki risti ja siis üldiselt on õigus Pontius Pilatusel üks risti löödu vabaks või risti minev kurjategija tähendab vabaks lasta ehk anda talle meie mõistes siis amnestia. 3 tükki läksid koos Jeesusega ja Pontius Pilatus küsis siis juudi valitsejate käest, et nendest 3 vastavalt meie tavadele ma pean 1 nüüd vabaks laskma, aga kes on nüüd see, kes tuleks vabaks lasta? Ja nendest 3 Pontius Pilatus eeldas, et vabaks lastakse Jeesus või juudi nimega Joshua, ta lastakse vabaks, kuna ta on selgelt kõige vähem kurjategija, ta ei ole tegelikult üldse mingi kurjategija. Ja kõrval olev üks, kes äsitas rahvast ja teine, kes röövis, tappis ja piinas inimesi ja laskis inimeste kõhtudest soolikaid välja, see oli siis nagu teine. Ja juutide kohus tuli siis Pontius Pilatuse juurde ja ütles, et nendest 3 me laseme vabaks Barnabasse, see on siis selle röövli. Ja Pontius Pilatus oli isegi väga imestunud, kui ta ütles, et oodake, aga kas te siis ei saa aru, et tegemist on ühe verise sellise mõrtsuka ja sellega ja samal ajal teil on olemas ju täiesti süütu tallekene, see poolhull filosoof ja selline lohutaja ja lihtsalt inimestega hästi rääkija ja nii edasi. Jeesus, et tegelikult tema on ju kõige vähem süüdlane neist 3. Ja Barnabas ütles, ei, me jääme selle juurde, et Barnabas tuleb lahti lasta. Ütlesid juudid. Ja Pilatus küsis veel mitu korda, olete te kindlad, et mina nagu soovitaksin rohkem seda Jeesust ja see juudi pealik ütleb ei, et me jääme selle Barnabase vabastamise juurde, ülejäänud siis mingu ja nii edasi. Ja võt siis tuleb see koht, mis on piiblis ka tähtis, et Pontius Pilatus laseb endale tuua kausi veega ja paneb oma kätt vette ja hakkab neid pesema ja ütleb, et aga mina pesen oma käed sellest teie veretööst puhtaks, et mina ei ole selles süüdi, et te olete ise seda tahtnud teinud ja nii edasi, nii edasi. Ütleme niimoodi, et ega see juutide mõttekäik ei ole päriselt arusaamatu sellepärast, et Jeesus ju tegelikult rääkis mingeid asju, mis juudi ja judaismi religiooniga nagu väga hästi tegelikult ikkagi ei klappinud. Ta üldiselt rääkis sellest, et tuleb uus kuningriik, selle praeguse kuningriigi asemel. See tähendab, et see juutide riik nii edasi, et see kõik kaob ära. Ja siis ta rääkis sellest, et juudi tempel, et selle usu ja see tempel kaob ja kunagi tuleb uue ja õige usu tempel. Ja nii edasi. Ja muidugi juudi ülemused hakkasid mõtlema, et nad tõlgendasid seda ka nii, et tegelikult Ješua ju mässab
juudi religiooni vastu. Ja muide nad isegi ähvardasid Pontius Pilatust, kui Pilatus ütles, et päästke Jeesus ära. Nad ütlesid, aga me kirjutame ettekande või kirjutame raporti Rooma keisrile ja ütleme, et tal on siin asehaldur, seesama Pontius Pilatus, kes püüab teha katust või püüab päästa inimest, kes on Rooma riigi vastu ja kes on imperaatori vastu ja nii edasi. Eks muidugi see ähvardus mõjus Pontius Pilatusele samuti. Aga no okei. Nüüd siis käisid need asjad ära, nüüd tuleb meil homne päev on reede, see on suur reede, kui Jeesuse risti löömine ja kõik need asjad ilusti, kui need asjad lihtsalt aset leiavad ja nii edasi. Ja no ma siis tuletan üldiselt ka meelde, et suur reede on Eesti kalendris vaba päev. Sel lihtsal põhjusel, et see Jeesuse risti löömise päev ja kuupäev ja see on tegelikult kogu Euroopa kultuuri alus. Euroopa kultuuri poleks olemas, kui poleks piiblit ja kui piiblis poleks seda lugu Jeesusest. Ehk teiste sõnadega, kui me tahame elada Euroopas ja me Euroopas ju elame, siis me peame rehkendama, et see reede, suur reede on meie jaoks kõige tähtsam päev aastas. Ega sündimine ja jõulud on ka toredad, aga see antud juhul iseenesest selle ajaloolise sündmuse poolest tore ei ole. Muide, ma ütleksin siis ka nendele meie kuulajatele, vaatajatele, kes on või kes ei ole kuigi kristlased, kes nagu väga ei jälgi kristliku kalendri asju ja nii edasi, et reede on küll vaba päev, aga reede ei ole pidupäev. Nii et kui nüüd kuskil pubis või kodus või külaliste juures kulkutakse konjakit ja õlut sisse vihtuma ja nii edasi, siis see ei ole see koht. Tähendab, see on ikkagi leinapäev. Ta on vaba, aga ta on üldiselt, ta ei ole mitte mingil juhul midagi rõõmsat või sellist. See on siis nüüd see tuleb reede ehk hommenne. Küll aga jah, pühapäeval juba lõunast alates, nagu ma ütlesin, pühapäev on järgmise nädala esimene päev, on juba kõik hoopis teistmoodi. Siis on värvilised munad laua peal ja tibude pildid ja tibud ja nii edasi. Ja mis on tõeliselt siis rõõmupäev. Miks? Sellepärast, et sel päeval on Jeesus surnuist üles tõusnud 3. päeval, nii nagu piibel seda ette näeb. Nii et kui kellelgi on teema viina, konjaki, õlle ja keedumunadega, siis kannatagu kuni pühapäevani. Muide, kui kõvasti neid ülestõusmispühi ja seda suurt reedet tähistati, sellest on kirjutanud jällegi seesama meie lemmikkirjanik Oskar Luts oma mälestusseerias, mille nimi on Ladina köök. See on see, kuidas ta töötas Tartus õpipoisi ja hiljem sellina Tartus Kivisilla apteegis. Ja Kivisilla apteek on apteek selles majas, mis on see kuulus Tartu Viltune maja. Ja seal siis ta oli olemas. Ja see, kui tähtis just eriti venelastele oli see ülestõusmispüha, aga eestlastele ka muidugi, sakslastele vähem, siis selle järgi Luts kirjeldab, et pärast seda siis mitu päeva, siis pühapäev, esmaspäev ja nii edasi, ühesõnaga, kuidas nad pidid müüma tohututes kogustes, pudelites, kastides ja nii edasi, kõhulahtisteid. Sellepärast, et venelased ja kõik olid paasa pühade ajal, olid nii palju neid mune sisse virutanud, et pärast seda kõht väga tükk aega ei käinud. Ja Luts just pöörab tähelepanu, et see nüüd on siuke dieetne muutus Tartu linnas aprillikuus. Muide seoses aprilliga, kui me praegu hakkasime rääkima, siis mis seal ütelda, et eila oli meil ju 1. aprill ja siis tehakse igavest pulli ja mida iganes. Siuke naljapäev. Ma ei ütleks, et ma väga oleksin seda nalja nagu näinud või teinud, aga on ikka olemas asju küll,
küll alates jutud seal mingitest Vene droonidest ja mis asjadest iganes, sellest, kuidas Vene õigeusu kiriku pea oli oma vaimuliku seisusest loobunud ja läinud ilmalikuks ja valitud kuskile panga juhatusse ja mida iganes. No selliseid jamasid ikkagi oli, aga mitte väga palju. Aga kui nüüd rääkida jamadest niisamagi, siis tuli välja üks pull lugu, mida oleks, no jumala eest ma oleks öelnud, et see on 1. aprill, et see on nali. Aga faktid räägivad midagi muud. Nimelt selgus, et Ungari, see on siis Orbani välisminister Peeter Szijjártó, ajab juttu Vene välisministri Sergei Lavroviga kogu aeg või pärast, ühesõnaga ta edastab kogu aeg informatsiooni Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu koosolekutest, ka välispoliitilistest koosolekutest ja nii edastab ta Lavrovile. Ja Lavrov jälle omakorda küsib, palub, et kas Szijjártó ei saaks joondajada ühte asja, et üks väga tähtis Vene miljonär ja multimiljonär Rustam Umerov, et tema tütart ei lasta nüüd Pariisi tagasi, et Schengen ja nii edasi. Ja Szijjártó telefoni teile ütleb, et ta püüab selle asja siis Brüsselis ka korda ajada. Ühesõnaga sellised jutud. Ja tähendab see, et Ungari, see on NATO liige, edastab absoluutselt kogu informatsiooni Venemaale ja teeb seda pidevalt. No mina ütleksin selle peale niimoodi, et no, see on 1. aprill, eks ole ju. Sellepärast, et 1. aprillil tuli see asi nagu, ta tegelikult tuli juba 31. Aga siis tõi see 31. ilmus juba natuke seda teksti sinna kohta. Ja jumala eest, ma ei usuks, 1. aprill ja Szijjártó ja Lavrov omavahel räägivad, Ungari räägivad telefoni teel. Ja Szijjártó edastab kogu Euroopa Liidu vajaliku strateegilise tundliku informatsiooni Venemaale. No ei usu. Aga siis ma hakkasin nagu väikselt uskuma. Sellepärast juhtus see, mis oli, ühesõnaga selgus, et selle Szijjártó, see Ungari välisministri telefoni kuulatakse pealt. Ja sellest Szijjártó ja Lavrovi dialoogist, just eriti seoses selle Rustam Umeroviga seoses ja selle õige, see tuleb helifailina. Ehk teiste sõnadega need suured ajakirjanikud, kes selle asja üles leidsid, panevad välja mitte teksti, vaid panevad välja jutu, tähendab nii nagu see on. Muide, üks au ja kiitus siin ühele Eesti ajakirjanikule Delfis Henrik Roonemaa, kes osales muide ka kogu selle skeemi valjastamises ja edastamises ja tema oli see, kes tõi selle teksti siia Eestisse, kus mõistes teda ei ole eriti väga nii ilmunud, ma ei tea, Eesti vaatab kuidagi väga külmalt selle asja peal. Ja vot nüüd on niimoodi, et seda peaks siis selle AI või ChatGPT kest nagu uurima ja seda, et see tekst, kus on Szijjártó ja Lavrov räägivad omavahel inglise keeles. Lavrov muidugi räägib hirmsa aktsendiga, nii nagu Vene diplomaat kunagi. Ja see ongi nende hääl. Tähendab, Szijjártót ma ei tea, aga Lavrovi häält ma olen kuulnud ja sadu kordi, kui ma jälgin Vene uudistekanaleid ja Lavrovi hääl on õige. Ma arvan, et ka Szijjártó hääl on õige. Aga teiselt poolt on 1. aprill, tähendab, et ma hakkan nagu mõtlema, et see on kuidagi nii jube jama iga kandi pealt, et hea küll, las meie vaatajad ja kuulajad siin mõtlevad jälle, kas on võimalik näiteks Lavrovi või Szijjártó häält nii selgelt järgi teha. Mul on selline tunne, et ei ole. Aga mine võtta kinni. Tähendab, jama on see tegelikult igal juhul. Ja üks reaalne tulemus, mis on saavutatud, on see, et eelolevatel nõupidamistel, sealhulgas ka välisministrite omadel, Ungari delegatsiooni lihtsalt ei lasta
tuppa sisse, seal kus viisakad inimesed on. Samal ajal muide, kui Ungarist rääkida, siis Ameerika senatis on praegu seaduseelnõu, mis peab panema sanktsioonid ja blokid Ungari peale ja nii edasi. Kui nüüd Ungarist rääkida, siis on muidugi üks inimene, kes ungarlastest räägib väga hästi ja väga selgelt. Selle mehe nimi on, tähendab, ta on elukutselt sapöör. Tema perekonna nimi on Voditška. Sapöör Voditška, vahva sõdur Šveigis ja suur Šveigi sõber. Ja kelle see põhiloosung ja idee on see, madjareid tuleb peksta igal pool, kus sa neid näed. Ja kuna Šveik peab minema ühe ungarlase juurde oma ohvitseri kirja ära viima ja nii edasi, siis Voditška tuleb talle järele ja Šveik ütleb, et minu ülemus ei taha jama, et ära tule nüüd siia kaklema või midagi, et oota mind väljas ja nii edasi. Ja et noh, mille eest sa teda lööd või mille eest sa teda peksad. Ja sapöör Voditška ütleb, et selle eest, et ta on ungarlane. Ja et esimese paugu peab ungarlasele vastu hambaid panema pärast seda, kui ta on jõudnud sulle tere öelda. Kõik. Nii et selline on olnud Praha Šveigi suhtumine ungarlastesse, nagu see oli. Noh, jama muidugi igal juhul. Aga siin on muidugi veel üks asi seoses Ungariga, me võime ära lõpetada, on see, et ungarlased on öelnud, okei, et kui me ei saa naftajuhtme Stružba, muide naftajuhtme Stružba lassid puruks venelased, rõhutan venelased, mitte ukrainlased, venelased, et siis me keerame gaasikraanid kinni. No ja nüüd paar päeva tagasi Zelenski ütles keerake. Sellepärast ta ei ole küll öelnud täpselt millised, aga ühesõnaga gaasivarud ja nii edasi on Ukrainal igal juhul olemas. Nüüd veel viimane lugu ungarlastest. Ungaris tulevad valimised. Ja seal võib asja keerata nii ja teistpidi, sest valimised on mingil määral pingelised. Mitte sellepärast, et nad oleksid kuidagi nagu väga numbrid lähedased, aga lihtsalt, et Orban võtab seda asja, muidugi tema jaoks on see elu ja surma küsimus, ta võtab seda asja ikkagi väga tõsiselt. Praeguse seisuga on siis kuskil umbes niimoodi, et opositsiooniparteid, mille nimi on Tissa, Peeter Tissa, neid toetab kuskil 58% või midagi taolist ja Orbanit toetab kuskil 30%, nii et vahe on 28% punkti. Raske uskuda, et sellist vahet on võimalik ära võltsida, aga arvestades, mis toimub, igaks juhul tõi. Kui vaadata isegi uudiseid, mis Budapestist tulevad nii edasi, see on ikka täiesti uskumatu, kui Budapesti kesklinna, mis on suur linn, absoluutselt kõik tänavad on inimesi täis. Väga raske on öelda, kes kelle poolt on, aga üldiselt muidugi rõhuv enamus on ikkagi Orbani vastu. Orban tegelikult ju alustas suhteliselt normaalselt. Ta oli üliõpilas, Fidesz oli üliõpilas organisatsioon, kellel olid ka demokraatlikud ja Ungari väärtused ja mis iganes. Tema oli see, kes korraldas esimese sellise mälestusaktsiooni, jällegi demonstratsioonid ja asjad Imre Nadi haua juurde ja Imre Nadi oli siis, ütleme, siukene demokraat umbes nii nagu Dubček oli Tšoslovakkias, ainult selle olulise vahega, et Nad lihtsalt tõi inimesed tänavale ja Nadi võib-olla üks kõige olulisemaid punkte ja momente oli see, et ta nõudis Vene vägede väljaviimist Ungarist. See lõppes 1956. aastal suhteliselt traagiliselt, tähendab Nõukogude väed läksid sisse, ungarlased püüdsid vastupanu osutada, aga see kõik lõppes halvasti. Inimesed lasti maha, seal Ungari juhid ja sealhulgas tapeti ka Imre Nats. Nii et siuke värk
Nii et Fidesz vähemalt alustas ikkagi suhteliselt Vene vastase või Nõukogude vastase organisatsioonina, tähendab, nemad olid selle Nadi rehabiliteerimise ja kõigi nende asjade poolt. Muide, Ungari 1956, siin on üks punkt, mis vajab erilist tähelepanu, eks ole, 56. 68 läksid venelased Tšehhoslovakkiasse ja 1980 läksid venelased Afganistani. Et noh, selliseid asju ikka nagu juhtus. Aga see juhtumine oli teistmoodi kui need kaks ülejäänud. Tšehhoslovakkiasse lihtsalt mindi, eks ole, külmalt sisse, okupeeriti tänavad ära ja nii edasi, millest on kirjutanud minu sõber ja spioon Viktor Svorov. No, Afganistaniga mindi ka lihtsalt sisse, aga siis Nõukogude või Vene väed seisid Afganistanis garnisonidena, see tähendab sõjaväestatud linnadena ja võtsid ringkaitse sisse ja tulistasid neid modžaheede, kes tulid mägedest, noh, nii ütelda ringkaitses, tulistasid neid nii palju, kui nad Kabuli ja teisi kohti ründama tuli. Ungari 56 oli hoopis midagi muud. Ungari 56 oli nii, et Vene väed läksid sinna sisse, aga Ungari sõjavägi hakkas vastu. See, mida mujal ei olnud. Ja tegelikult, kui nüüd me tahame õiget sõna kasutada ja õigeid sõnu, siis Tšehhoslovakkia oli siis Nõukogude või Vene okupatsioon. Ungari 56 oli sõda. See oli sõda kahe armee vahel. Sellest muide on eestlastest kirjutanud kirjanik Einar Sanden. Ma ei mäleta, mis see nimi oli, Budapesti suvi või midagi taolist. Ühesõnaga Eesti ajakirjanik, kes proovib minna Budapesti ja näeb, mis seal toimub ja nii edasi. Ja siis noh, kõik need tema juhtumised ja kõik, mis seal olid. Niisiis 56 oli Ungari-Vene sõda. Vene suursaadik seal muide oli pärastine KGB ülem Juri Andropov. Nii et võt, tolle sõja austajana või tolle sõjast lugupidajana ja toda sõda meenutajana algas Viktor Orbani karjäär poliitikas ja üliõpilasorganisatsioonide juhina. Seda imelikum, et Orban on praegu näikse ära unustavad venelased ja kes nad on ja nii edasi ja katsub nendega seal igast kokkumänge teha ja nii edasi. Aga okei, aeg läheb, ma ei tea, võib-olla mis isegi peab järgmine kord natukene sellest rääkima, on see, et valimised Ungaris leiavad aset 12. aprillil. Nii, aga nüüd siis lähme edasi. 12. aprill on tähtis mitte ainult selle pärast, et seal on siis nüüd Ungari valimised, vaid seal on üks teine asi, tähendab, keda ütleme kesk- ja vanemaealised inimesed kindlasti mäletavad, mida 12. aprill tähendab. 12. aprill on see päev, millal 1961. aastal Juri Gagarin esimese inimesena lendas kosmosesse. Nii et see on tegelikult kogu inimkonna läbimurdepäev. Esimene inimene kosmoses, isegi kui praegu mõtlema hakata seda üleval kosmoses olemist, on see kuidagi siuke riski business, et ega see nali ei ole, seal ikkagi riskid ja need on ikkagi üsna tõsised. Mitte kosmoses küll, aga siin samas lähedal 5 kilomeetri kõrguselt hüppan ma ise ka langevarjuga alla, aga ega ma pean ütlema, et kuigi ma olen seda teinud, ega siis kui ikka uks lahti tehakse, ega ikka natuke kõhe on ikka küll, kui sa ülevalt vaatad ja tuul puhub ja mis iganes. Nii et ma täitsa kujutan ette, et see Gagarini värk võis olla miljon korda kole. Nii, nüüd natukene sellest Gagarini lendamisest. Gagarini see kosmoselaev või õige on öelda kapsul ehk pallikujuline siukene asjandus, mis on umbes, ma ei tea, kindlasti vähem kui kolmandik või ütleme kolmandik sellest toast, nagu siin on, nii et vaadake siin kahele pool, kolmandik sellest, umbes nii, et see laud jääb veel sisse ja siis ongi siis kõik. Mispärast ma seda suurust tean, sellepärast, et ma olen käinud Moskvas rahvamajandussaavutuste näitusel kosmosepaviljonis, kus pall seal väljas on. Ja nüüd Gagarin istub seal sees.
tähendab, esimene asi, mis on, eks ole, tekib klaustrofoobia. Tähendab, kui seal ei ole tal õieti ruumigi, kus jalgu sirutada, vaid ta istub umbes sellises poosis, niimoodi. Ja siis selles kombinatsioonis ja see, mis ta on. Pluss tal on siis seal silme ees, selles pallis on, ütleme, üks nii suur, mitte suurem, nii suur aken, mis on siis ülikõvast materjalist ja nii edasi, et Gagarin saaks sealt välja vaadata ja pärast inimestele rääkida, kuidas maakera sealt põhimõtteliselt välja näeb. Nii, ja Gagarin ise muide on öelnud, et mida sai Gagarin selles palli sees teha. Kosmonaut, ma mäletan, TASSi teadades oli see, et see laev Vostok esimene, mida piloteerib Nõukogude kodanik Juri Gagarin. Juri Gagarin on tolle asja peale öelnud, et tähendab laeva juhtimisest või nendest asjadest, tähendab, tal oli ainult, tema käsutuses oli ainult üks nupp ja see oli, kuidas lamp põlema panna ja ära kustutada. Mitte ühtegi muud asja ta seal teha ei saanud. Ja muidugi, eks Nõukogude ajal räägiti sellest suhteliselt vähe, aga kuna ma olen kuidagi läbi poliitika ja need, kosmonautidega kokku puutunud ja muuhulgas on sest Gagarinist ka kuidagi juttu olnud, ma mäletan Gretškovist oli, kes rääkis Ameerikas mulle sellest midagi. Tegelikult see tema lendamine oli nii, nagu ta oli, sellepärast ta tegi ainult ühe tiiru, mis on siis enam-vähem tund. Ta tegi ühe tiiru ümber maakera, tähendab siit läks üles ja sinna maandus. Ta läks üles Kasahstanis Baikonuri kosmose sellelt kosmodroomilt ja maandus Saratovi oblastis 5 kilomeetrit minu vanaisa majast eemal. Nii et vanaisa põhimõtteliselt nägi, kuidas alla tuli, ta ei saanud aru, mis asi see on. Ja see oligi siis tema tiirukene. Aga sellest siis nüüd on räägitud, et tegelikult tähendab, see on ikkagi siukene, ikka mitu korda on seda julgust rõhutatud. Kujuta nüüd endale ette, et sa oled seal all, sind tulistatakse, kurat teab kuhu ja ja sul ei ole midagi teha. Ja tähendab, ühel hetkel oled sa kõõkse valmis. Seda enam, et mitmed katselennud seal koertega ja nii edasi, mitmed olid läinud ka hukka. Kuigi see Belka ja Strelka tähendab, Laika oli esimene koer, see lihtsalt, eks ole, kosmoses suri ära ja see pidigi nii olema, tähendab, see oli eksperiment ja nii nagu on olemas katseloomad ja katsehiired ja edasi, Laika oligi katseloom. Nii et temast vaesekesest ei saanudki õieti midagi, kusjuures ta kõik meenutasid ka kosmonaudid, et ta oli väga sümpaatne koer ja krants. Nii, nüüd siis Belka Strelka, aga siis hakkas neid veel tulema ja vahetult 2-3 starti enne Gagarinit läksid aia taha. Tähendab, ühel juhul oli nii, et laev põles ära maandudes ja teisel juhul oli see, et orbiit läks üleval valeks ja see kosmoselaev lendas ära avakosmosesse, nii et sa ei saa enam tagasi. Tähendab, lihtsalt lähed sinna. Ja nüüd siis Gagarin. Tähendab, poiss pidi ikka olema väga kõvade närvidega ja nähtavasti ka oli. Ja tema, ütleme, seal üks asi, mis oli ikkagi päris jube, aga siin ei ole nüüd enam julgusega midagi tegemist, siin lihtsalt oligi nii, et kuskil 10-15 minutit enne maandumist läks see maandumiskapsel sisuliselt põlema. Ehk teiste sõnadega tähendab, see kera oli väljaspoolt, mitte nii nagu praeguste kosmonautide juures on ta aeg-ajalt, eks ole, on näha seda punast leeki maandumise hetkel ja nii edasi, kui te vaatate kas või filmi see Apollo 13, eks ole, seal kus Tom Hanks mängib ja nii edasi. Nii et aga Gagarini oma oli selles mõttes hullem, et see ei olnud mitte ainult
siuke, noh, et siuke libisev tuli, vaid see oli tuli, mis tegelikult põletas. See ei olnud leek, mis lendab mööda, noh, mis on loomulik, eks ole, selle kuumusel, vaid see oli leek, mis noh, põles täpselt samamoodi, nagu põleb, ütleme, küünal. Tähendab, ta ei kao see kuskil ära. Ja seest hakkas asi kuumaks minema. Nii et põhimõtteliselt viimased 10-15 minutit oli see aeg, mil Gagarin sisuliselt teadis, et no nüüd on kõõga. Et tähendab, nüüd tõenäoliselt ta enam ei pääse. Ja oli ära kadunud suuresti ka tema side, raadioside maaga. Küll töötas seal magnetofon ja magnetofoni salvestusest on teada, et ta seal lõpus ütles, et võt sellised tuled on värgid nii edasi ja et tõenäoliselt on see minu viimased sõnad ja ühesõnaga hüvasti seltsimehed ja nii see asi jäi. Muidugi, kui ta oli ära maandunud ja saanud Nõukogude Liidu kangelaseks ja mis iganes, siis sellest hetkest nagu eriti ei räägitud. Aga muidugi tegelikult see, noh, 10 minutit on isegi niisama pikk aeg. Aga 10 minutit, kui sa oled põleva asja sees ja su ümber muud ei olegi kui ainult põlemine, see nõuab ikkagi tegelikult väga raudseid närve. Või isegi kui neid närve ei ole, mis sa teha saad? See oligi nii nagu see oli. Muide, kui Gagarinit valiti, siis seal oli 3-4 kosmonauti, German Titov oli, kes oli suur Eesti sõber, pidi lendama ja nii edasi, siis tegelikult Gagarini valiku puhul olid veel paar siukest asjaolu, mida arvestati kosmoselennu puhul, oli see, et tegemist oli äärmiselt karismaatilise inimesega. Poiss naeratas ilusti, poiss oskas ilusti käituda, poiss tegi seda, ta oli naiivne kõigis oma nendes asjades mingil määral, aga ta oli tõepoolest, nagu tookord öeldi, inimkonna esindaja kosmoses. Ja üks huvitav detail oli, kui Gagarini võttis vastu Inglise kuninganna Elizabeth II ja nad hakkasid kahekesi lõunat sööma. Ja lihtsalt eemal kuskil oli tõlk, aga muidu laua juures kahekesi, üks teine teise vastu on siis Juri Gagarin ja Elizabeth II. Ja Gagarin pool sosina ütleb, et vaadake teie majesteet, et mina olen maal sündinud ja ma olen kehvikute perekonnas sündinud ja maal ja ei ole mul õiget haridust ega klants ega mitte midagi. Et kuna ma olen maal, ütleme, külatares või külaonnis sündinud, siis ma ei tea, kuidas kasutada kõiki neid nuge ja kahvleid ja nii edasi, mis te kõik siia mu taldriku kõrval olete pannud, et ma eest, et andke andeks, ma ei oska, et ma ei tule see. Ja muidugi siis Elizabeth teise vastus oli suurepärane, ta ütles, et mina olen sündinud Windsori lossis, mina ka ei tea. Ja leppisidki siis kokku, et kes võtab millise kahvli ja nii edasi. Ja oli iseenesest väga sümpaatne žest ja kusjuures sümpaatne žest nende mõlema poolt. Kui me nüüd hakkasime seoses selle läheneva kosmonautide ja selle päevaga rääkima, siis võib-olla üks omapärane episood oli veel. Tähendab, Nõukogude kosmoselaevade konstruktor ja tegija oli keegi Sergei Koroljov. Muide, kõik Nõukogude konstruktorid, kaasa arvatud lennukikonstruktor Tupolev, lennukikonstruktor Jakovlev, siis Sergei Koroljov, siis nüüd mul oli eesnimi meelde, perekonnanimi on Tšelomei, kes oli üks kosmoselaevade insenere ja nii edasi. Nad olid kõik pärit Gulagi vanglast. Koroljov ja muide ka Kurtšatov, kes leiutas Vene tuumapommi, nad olid vangis. Nad istusid koonduslaagrites ja Beria, omaaegne Stalini timukas, üks kõige olulisemaid selliseid koonduslaagrite šefe. Tema oli see, kes tõi nad laagritest välja selleks, et nad hakkaksid tööle ja tegeleksid nende masinate ja konstruktsioonide loomisega, mida Nõukogude Liit vajas. Mingil määral on sellest loost rääkinud, tõsi küll vähe teises kontekstis, Solženitsyn oma
oma romaanis Esimeses ringis. Seal küll tegeldakse mingisuguse teise konstruktsiooniga, aga põhimõtteliselt seal on näidatud, kuidas siis need inimesed elasid nõndanimetatud šaraškades, kus nad olid vangid ja kõigi privileegidest ja kõikidest õigustest ilma jäetud, okastraadid ümberringi, tunnimehed ja nii edasi. Aga neile oli antud võimalus teha oma erialast tööd. Ja selline oli ka Sergei Koroljov, kes ühel hetkel, kui oli selge, et asi kisub kosmoseks, Koroljov oli ka endine vang, kes siis lasti välja, kes hakkas siis kosmoselaevu projekteerima. Ja Koroljov oli muidugi see, kes ütelda saatis teele Juri Gagarini ja nad said pärast omavahel hästi läbi ja nii edasi. Aga siin oli nüüd üks huvitav esimene naiskosmonaut maailmas. Eks ole, tol korral üldse käis mingisugune võidujooks. Esimene see, esimene too, esimene kolm. Viimane esimene oli ameeriklaste esimene ja viimane maabumine Kuule, kuhu venelased tänase päevani pole järgi jõudnud. Aga siis oli ka üks küsimus, oli esimene naine. Seal oli muide veel teisi, esimene meeskond, kus oli korraga 3, siis esimesed 2 kosmoselaeva ühel ja samal ajal ja mis järgmine kõik puha esimene. Ja esimene naiskosmonaut, kes siis läks üles paralleelselt ühe meeskosmonaudiga Põkovskiga, see oli siis kuulus Valentina Tereshkova. Mis siis Tereshkovast? Tereshkova oli Jaroslavlis tekstiilitehases, ta oli kangur, aga oli siis Almavüüs ja käis Almavüüs langevarjuhüppeid tegemas ja nii edasi. Ja nägi välja kah nagu et ei olnud nagu väga viga. Ja siis talle tehti kõik need treeningud, värgid ja valmistati lennuks ette, siis pandi siis sinna kosmoselaeva ja põrutati siis Tereshkova sinna üles. Kusjuures ega temal ei olnud ka mingeid erilisi selliseid võimalusi või asju midagi tarka seal teha, vaid lihtsalt fakt, et naisterahvas esimene ja läks. No võt, ja nüüd siis tuleb see lugu, mida rääkis mulle Leonov, üks teine kosmonaut, muide jällegi Ameerikas, kus nendega alati võib kokku saada. Ühesõnaga lugu oli niisugune, et Valentina Tereshkova lendas põhimõtteliselt peaaegu ööpäev läbi, nii et tükk aega. Kusjuures praktiliselt ligi pool sellest ajast, nagu rääkis Leonovile Koroljov ja nii edasi, ta lihtsalt oksendas ja pasandas. See oli siis tema naiselik selline kosmosega kohtumine. Kusjuures Koroljovil ja nendel meestel oli see põhimõtteliselt ükskõik. Ega siis Tereshkova ju konstruktoritele pähe ei sittunud. Tema oli seal üleval, mehed olid siin all. Aga jama oli selles, et ta oksendas täis ka terve rida mõõteriistu, mis seal olid olemas. Ja mingil hetkel ta oksendas täis ka kogu raadio- ja sideaparatuuri, kus kõik klemmid olid oksed täis ja lihtsalt side temaga kadus ära ja maa peal ei teatud üldse tähendab, mis ta teeb ja kus ta on. Ja kui ta siis lõpuks maa peale tuli üleni sitane, nagu ta oli, see Valentina Tereshkova, siis Sergei Koroljov, kes läks seda asja seal maadumiskohta vaatama ja nii edasi, ütles, et seni, kuni mina elan, ei lähe kosmosesse mitte üks naine enam mitte kunagi. Nii et nii ta ütles ja nii ta läks. Tõepoolest tema ajal mitte midagi. Aga võiks öelda niimoodi, et mille poolest ütleme üks täis situtud vene naiskosmonaut tähtis on. Esiteks seda, et ta seal oksendas ja nii edasi, esiteks me ei teadnud ju seda, Taevan Arve, kes seda öeldud, et edasi talle ikkagi tehti meik ja soeng ja nii edasi, siis kui ta siin maa peal ringi liikus enam-vähem sama tähtis kui Gagarin ja eriti tänapäevased feministid saavad ju väga hästi aru, et see oli ju väga tähtis, et näed naisterahvas lendas ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga miks ta nüüd tähtis oli? Ta oli tähtis nüüd 2,5 aastat tagasi sellepärast, et olles Vene riigi duuma saadik, tegi tema ettepaneku muuta Vene põhiseadust nii, et
Putini saaks tagasi valida. Ehk teiste sõnadega see oli Tereškova parandus, mis ühesõnaga seal tehti siis, trikk oli siis selles, et kui konstitutsiooni muudetakse, siis hakkavad Putinil need valimistähtajad või nõnda nimetatud kadentsid nagu uuesti jooksma. Tähendab, kui enne oli, ütleme seal kaks tähtaega, nii edasi, siis nüüd hakkasid need 2 tähtaega uuesti peale. Ja selle paranduse, selle ettepaneku tegi siis Valentina Tereškova. Ja pole siis ka eriti imestada, et ikkagi väga paljude inimeste hulgas, muide sealhulgas ka mõnede venelaste hulgas, oli Tereškova ikkagi ütlemata vastik keit kui selline aktiivne Putini pugeja ja mis iganes. Nii et sellepärast, et ma arvan, et see on täiesti okei, kui me ütleme, et Putini jättis võimule Vene täis situtud naiskosmonaut. Ma arvan, et see on täiesti adekvaatne lause. Nii et nii see võikski olla. Muidugi pärast seda, kui Sergei Korolev ära läks, siis lendas teine naisterahvas Svetlana Savitskaja ja tema eripära ei olnud mitte selles, et ta oleks olnud mingi tööline või kangur või kes iganes. Ta oli sõjaväelendur, hävituslendur, auastmelt muide polkovnik, mis on tegelikult väga kõrge audase. Svetlana Savitskaja ja tema isa Georgi Savitski oli lennuvägede kindralleitnant. Kindlasti võis olla nii, et isa kuidagi sokutas oma tütart, aga isa sokutamise pealt üldiselt polkovnikuks, lendavaks polkovnikuks ei saada. Kui ta on kuskil seal laoteenistuses või intendant või nii edasi, siis on tõesti isa nagu omab tähtsust. Ma olen ise näinud seda, kuidas isad on sokutanud oma lapsi sõjaväe instituuti näiteks õppima võõrkeelte tõlgiks. Sest ma ise olen selles instituudis 3 kuud inglise keelt täiendanud ja täiustanud ja nii edasi. Ja enamus selle instituudi kohta muidu keegi just ütleski, et selle instituudi sissepääsu hinne või sissepääsu pall on isa kindralmajor. Et teistel nagu ei oleks midagi. Aga Svetlana Savitskaja ja arvestades, esiteks muidugi ta oli lendurite ja sõjaväelendurite perekonnast ja teiseks, ühesõnaga, kui ikkagi hävituslendur istub kabiini ja kabiinil lüüakse see klaasist kuppel, lüüakse kinni kabiinis, siis lendama peab ise. Ei saa nii, et issi sind aitab või midagi. Tähendab, sa pead ise olema tegija. Ja veel tõusta polkovnikuks, eskadrilli komandöriks ja nii edasi, see on ikkagi midagi niimoodi. Ja Svetlana Savitskajaga me puutusime kokku. Polkovnik Svetlana Savitskajaga. See on muidu huvitav ka, et Tereškovale vist isegi anti mingi sõjaväeline aukraad, siis vanem leitnant või mingisugune selle, ükskõik kuidas. Aga Savitskajaga me puutusime kokku, jällegi, eks ole, NSV Liidu Ülemnõukogu ja värgid ja nii edasi ja me oleme taga isegi paar korda koos lõunat käinud söömas ja nii edasi. Mitte kahekesi, aga seal mitmekesi ja rääkinud poliitikas. Ma pean ütlema ühte olulist asja, et me teaksime seda. Savitskaja oli selline täiesti põhimõtteline ja sügav Nõukogude patrioot. Ja kõik see, mis ta rääkis, kui me rääkisime Eesti ja iseseisvusdeklaratsioonist, see ei sobinud talle mitte mingisuguse kandi peal. Ta rääkis täpselt seda, mis vaja oli, et Nõukogude Liit oli see, kes ehitas Eesti üles. Nõukogude Liit on kaitsnud Lätit ja Leedut välisinterventsioonide eest ja nii edasi. Ja et ainus õige poliitiline strateegia on see, mida edendab Nõukogude Liidu kommunistlik partei ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ikka päris jube jutt, kui niimoodi võtma hakata. Teisest küljest, kui arvestada seda, et esiteks, eks ole, kindrali perekonnast, tähendab see tütar ei saanud sündida kuskil puukuuri taga või kuskil lagunevas Vene majas või midagi taolist. Ta sündis kindrali kodus.
kõik need tema elud ja asjad ja eriti pärast kosmoselendu olid ju ikkagi niimoodi, et nad said ju kõik endale luksuslikud korterid Moskva kesklinnas. Neil olid autod ja autojuhid ja ühesõnaga nende elu oli ikka jõle magus. Ja nüüd arvata, et Savitskaja on hea meelega, ta nähtavasti mõtles, et kõik inimesed elavad enam-vähem samamoodi. Nii nagu elas ta oma isaga koos ja emaga ja siin ja et igasugused õõnestamised ja sellel teema nagu on kohatud. See on õige. Aga samas on õige ka see, et ta tegelikult inimesena oli sümpaatne inimene. Ma arvan, et isegi on, sellepärast ta peaks olema Tereškovaga sama vana või isegi noorem. Ja on nagu ta on. Muide, kui me kosmonautidest siin räägime, siis võib-olla see paneb meid nagu rohkem hindama, et näiteks see sama German Titov, eks ole, kes kogu aeg Eestis käis ja Pärnu Valgerannas puhkas ja nii edasi. Tema oli hirmus Eesti patrioot, ikka iga kandi pealt ja ta oli lasknud endale saata välis eestlaste käest igasuguseid asju ja tal oli kodus oli tal olnud üleval sinimust valge lipp ja mis iganeski, see oli täiesti ja tema käis ju siin kõigi juures, ta käis siin kala püüdmas ja siin käis jahil ja mis iganes. Ja ega kui Titov siia tuli, siis oli ikka niimoodi, et siis Keskkomiteest Käbin saatis ikkagi autojuhid ja tšaikad ja värgid ja kõik nii edasi. Nii et ta elas tegelikult Eestis luksuslikku elu, aga erinevus Savitskajast oli see, et ta armastas Eestit ja ta sai väga hästi aru, et temal on siin mingisugused võimalused, mida kellelgi teisel ei ole. Ja ta endis ka endale aru, et ongi kosmonaut ja kosmonauti maailmas ei ole ja tol korral oli neid ainult 2 tükki, nii et jäi nagu ta jäi. No nii, me pidime veel igasugustest asjadest rääkida, aga siis kogemata kukkus välja nii, et meil on siis nagu tegelikult 2 teemat oli täna. Jeesuse risti löömine ja Gagarini õhku lendamine, nii et ma ei tea, kas Jeesust lugeda kosmonaudiks ja Gagarinit lugeda õnnistegijaks, see on nüüd omaette küsimus. Aga kuidagi läks niimoodi, et iseenesest need asjakesed voolavad ja nii edasi. Aga nüüd siis, kuna see on praegu, meil on suur reede. Ei ole, tähendab, homme on suur reede, anna andeks. Nüüd praegu läks see asi vussi. Täna meil on suur neljapäev. Vanasti muide oli kalapäev. Siis reedel on suur reede, olge vaiksed tasakesi. Väike klaasikene veini võib olla, aga punast veini, valget ei tohi juua. Nii, siis vaikne laupäev on siis pärast seda, Jeesus on siinkohal hauas ja pühapäeval on Kristus surnutest üles tõusnud ja siis võib panna pidu täiega nii munade kui ka jänkudega ja kellega iganes. Niisiis ühesõnaga häid pühi ja kohtume nädala pärast, aga ühel tingimusel, juhul kui meie toetajaid meid maha ei jäta ja kui nad meid aitavad, sest raadiol on keeruline aeg. Meil on ka vastalisi, kes sooviksid, et meid ei oleks, aga ma arvan, et seda rõõmu me neile ei valmista, kui selleks vähegi aega on. Niisiis vastalised ei juhtu meiega midagi, kui meid toetatakse ja see raadio ja podcasti kanal alles jääb. Kui iga vaataja toetaks meid 1 euroga, oleks meil juba märgatavalt kergem. Ja lõpetuseks siis seda, et teie toetajad olete ju siirad ja meie vastalised on salakavalad, aga meie Margusega oleme kõvemad. Aitäh, nägemist!